Juba läheb kitsaks, pole veel koduhoovist väljagi jõudnud. Käes see on, mitte nüüd täitsa nagu official, no siuke semi-official test siis bussile, et siin tulevikuplaanid on suured selle bussiga. Puhkus on tulemas siin augustis, siis hoiame pöialt ja sõrmed ja kõik asjad hoiame, et saame minna ka väljamaale. Aga ennem tuleb Eestis ära testida see. Nüüd me lähme siis esimest korda vaatama, kuidas meil kõik külmikud töötavad ja kuidas me veega saame, temaks peab mulle teed andma. Asjad on pakitud. Esimene riiul juba kukkus alla või kotike seinalt. Kotiriiul, jah. Kotiriiul kukkus juba. Kaugele ei jõudnud. See kaotus meil on. Olime ka bussi pildistamas, mida loodetavasti nüüdseks, kui see videot, kui te peaksite seda kunagi nägema, et siis te saate meie Instagramist minna vaatama neid pilte, aga tol fotoshoodil meie fotograaf suutis selle vaheseina alla tõmmata. Kardina. No olgem ausad, ta läks sinna ainult õrnalt vastu ja see juba kukkus. Seega me vabandasime selle pähe, et see läks nii vina tulnud mingi hetk. Nüüd me oleme õppinud ja me seda kaardi lihtsalt ei kasuta. Kus me lähme? Ma ei tea, kas me lähme sinna Käsmu lähedale või... No ühesõnaga, need väiksed poolsaaded, mis seal Käsmu juures on, neid me siis... Meil operaator jäi natukene magama. Sinna Käsmu juures on need erinevad väiksed neemed või poolsaared ja siis ühe nende otsa me püüame täna maanduda. Kindlasti me näitame ka, mida me süüa teeme. Meil on väga kulinaarne õhtusöök täna. Jalgpall. Ja jalgpall, mis hakkab juba tunni ja veerandi pärast esimene matš. Ehk siis selleks ajaks vaata seda. Ja sellesse küll ei ööbi. Ühesõnaga, me lähme käime poest läbi, võtame veel viimased asjad peale ja lähme siit kohta. Sõidame. Näeme seal. Nii. Siin me oleme enda esimene tõenäoliselt meie siis tänane ööbimiskoht, et see on niisugune päris, tegelikult ma ütleks, et see on nagu väga heas kohas. Suur tee on seal, aga see on võrdlemisi suur tee. Seal on eravalduse silt, sealt me edasi ei läinud ja keerisime siia ja boom, meri. Lisaks bussiga pead sa arvestama, et sa oled, tegelikult telgiga pead ka, et sa oled võrdlemisi siledal tasapinda. Tegelikult on neid asju ka ju vaata, millega regullida. Need mingid astmed, et sa ajad nagu esimesed rattad nende peale ja siis sa liigud. Aga meil ei ole. Meil on praegu selle jaoks me testimegi, et kas on niisugust asja vaja. Ja me juba tegelikult pakkides saime aru, et samal päeval ei tasu hakata pakkima edaspidi. Võib-olla päev varem võiks hakata pakkima. Et ruumiga ei tasu ka priisata väga. Ei, seda kindlasti mitte. Ehk siis sina võtad ainult ripsma duši ja võib-olla mingi huuleläike. Puuder unust ära, sest et see on kopsik, see on suur. Meil on seal rattakoopa pärast on nagu alumised kapid. Üks on nagu sügavuselt väiksem ja ta otsustas, et ta teeb sellest meile jalad siis ahtli. Et see kaloss peab sinna sisse mahtuma. Mahub kõik. Me saame kohe kõige parema platsi hommikul päevitamast sisse võtta. Tundub nii. Ma hakkan vist nüüd süüa tegema ja ma ei tea, mis sa teed. Jalgpall tuleb käima panna, õigus. Me oleme juba kurat. Sina hakkad süüa tegema, see oli küll jaudis praegu. Jaa, mina hakkan jah. 19.18. Tänaseks gurmeetoiduks on Meriti šašlõkivorstid. Vaatame, kui head tööd Merit tegi ja 2 tükki halloumi juustu. Ja neid me muidugi teeme panni peal, sest meil ei ole grilli. Siin taga rohustikus käivad mingid hääled. Varsti ma arvan mingi sõber uss meil siin. Mida sa ajad? Ühesõnaga ma hakkan siis söögiga pihta ja vaatame, mis seis jalgaga jääb ja mis seis söögiga jääb. Ma arvan, et üks nendest võidab. Ma arvan, et sa tegid vale valiku praegu, sest kuna sina nüüd õpid selle asjaga süüa tegema, siis mina ei oska ja siis mina ei teegi kunagi süüa enam siin bussis. Ta teeb kodus. Halloumi, grillvorstid, Kristjan teeb seal väikest salat. Täitsa omapäi ma ei ole. Üks asi, millega peab söögi tegemise arvestama on, et sa teed umbes mingi 3 korda kauem seda sööki. Sest sul ei ole induktsioonpliit. Jah. Kaua tehtud kaunikene. Kas sa, Kristjan, tahad rääkida, mis me vahejuhtum siin oli? Milline sa kõveras näesid? Vaadake seal. Seal. Ma ei tea, kas te näete ka. Seal on trussikud. Need ennem siin olid maas.
Ma ütlesin Ragnarile, et ta viigis neid kuskile, viskaks kuskile minema jalaga kaugemale. Ta viskas need sinna. Kristin ütles, et nad jäävad aknast ja, aga nüüd need paistavad ikka aknast. Lihtsalt, ma juba püsti seistes näen neid sealt aknast. No kui sa vaatad diagonaalis sinna kaugemale, siis ei näe. Aga rõõm on näha, et veekanister on paigal püsinud ja tundub, et vist ei leki. Ma mõtlesin, et sa räägid minu vegan toidust. Väga hea vegan. Siin on midagi, siin põhjas on midagi, ma natuke maitsesin, see on väga hea. No tee lõpuni siis vaatame, mis välja. Põhjakorja. See on põhjakoristaja. Koristaja, jah. Taakord ma sain aru, et midagi ütlesin valesti. Nii, valmis ta on. Siin on siis väike reveal teile. Sükene... Juust on päris hea. Kui me võtame nüüd kokku selle, kus me oleme. Esimene testiõhtu meil. Kohanimeks on Leesi. See on siis Rakvere poole sõites. Suure maantee pealt keerad ära. Kolga Aabla on siin. Kolga Aablasse. Kapa Kohil oli ka siin. Kapa oli vähemalt, Kohilat võib mitte. Tunne Eestit. Aga Kapa poole näitas. Meil juba tulid ka esimesed külalised siia. Kutsumata külalised. Keegi tuli autoga. Tahtis ka siia, aga puum, meil oli mees seega. Sakid. Kuule, söö sul jahtub ära. Kuulsite. Pidime lõpuks siis sisse kolima, sest sääski on jõlle palju. Meil oli väike intsident ka vahepeal. No sina avastasid selle. Tal läks juba läks tal meelest ära, et me vahepeal kraanikaust lekkis. Jaa, lasin kraanist ette ja äkki kuulsin, midagi muliseb. Tegin kapi ukse lahti. No, kui ma nüüd tahaks draamat teha, siis nagu vesi voolas igalt poolt välja. Ühest tihendist natuke tilkus. Toru kramber oli natuke pahasti kinni. Toru on põhimõtteliselt voolikut täis. Mis asja? Toru on põhimõtteliselt voolikut täis. Toru on voolikut täis, okei. No membraanpump hoiab nagu, ta ei lase voolikut tühjaks, see pumpad ja siis sinna jääb vesi sisse. Esimese reisi, esimene draama. Ja, sellepärast tulebki hästi palju teha neid väikseid lühiksi Eesti trippe, et sa saaksid aru, kus sul on katki, mis sul ei sobi, kus sa peaksid oma asju hoidma. Lill juba Ragnar jättis kastmata. Natuke kärvas. Ei, see tähendab, Kristin ütles, ma küsisin, ta pani need pillistamise jaoks sisse. Pillistamine toimus kolmapäeval. Ma küsisin, kas me jätame need sinna sisse, et ma käin veel 2 päeva tööl selle bussiga, kus ta seisab pool päeva päikse käes. Ja, jätame. Meil on need tuled, et kui aku hakkab tühjaks saama, et siis vähemalt nagu on valgust. Aga praegu jagub. Ja, mida me veel tegime? Me testisime natukene, testisime külmikut. Esiteks see külmikuruum läheb päris soojaks, sellepärast et see külmik eritab soojust, et hoida külmu. Natukene vastuoluline värk, aga nii ta töötab. Mida me tegelikult testisime see, et kui kaua me julgeme seda külmikut sees hoida, et seda tagumist akuta kotti tõmbaks. Seda me teame, et me öö läbi ta niikuinii sees ei hoia. Aga praegu me mõtlesime, et kui me kohal jõudsime ja auto kinni panime, ehk siis enam tagumine aku ei laadinud, et siis hoidsime lihtsalt nii kaua, kuni me sõime ja istusime õues, et siis hoidsime külmikut sees. Tegelikult vist oleks isegi võinud veel hoida. Praegu võib-olla veitsaks veel, aga ma igaks juhuks panin kinni, et vaatame seda. Ma arvan, et järgmisena te näete siis, me näitame teile ka, kuidas meie voodi setup välja näeb. Sest me esimest korda ööbime, see on esimene öö. Saab väga huvitav. Ja Ragnar võib-olla filmib siis, kui ma hommikul olen siin vahes maas. Et kui... See on võimalus. See on täielik võimalus, et ta kukub alla. Aga noh, see on tema mure. Vot, aga meil ilus merevaade kaardina tagant. Tadaa! Aga ühte asja ma oskan veel öelda. Kristin arvas vahepeal, et meil tuli politsei. Ta arvas, et vahepeal, et oi pekki, politsei. Ma ei tea isegi, miks ma kartma hakkas. Ma ei tea, miks ta kartma hakkas, ei tea. Ja siis ta ütles, et ahai, et okei, et see on lihtsalt mingi sinine auto. Ma siis läksin ka, võsa läbi, võsa vaataks. Ma siis läksin ka vaatama natukene ranna poole, et äkki ma näen, mis kuradi autost jutt on. Ja siis kõndis mingi sinise supilauaga vend mulle vastu.
Seega, mine sa tea, kuna ei tuleb sul supiment. Guten Morgen. Eile õhtul ei näitamata tõesti, kuidas voodi setup välja näeb. Noh, siit tegelikult on natukene näha. Ehk siis vahekäigule tuleb see, et eks ole, nagu me oleme rääkinud juba ja voodi on seal. Kuidas sa magasid? Mis asja? Kuidas sa magasid? Ütleme nii, et esimese hooga magama ei jäänud, sest ma mõtlesin kõigepealt, et kas see elektrisüsteemiga kõik on hästi, ega gaasiballoon läbi ja kõik muud asjad. Aga kui ma magama jäin, siis oli väga hea. Ja kolmandaks, et kas ma äkki kukun siit läbi. Aga ei kukkunud. Aga meie kõik üllatuseks ta oli hommikul ikka minu kõrval. Mul oli ka algul natuke raskusi. Kuni kella 4 vist ma vahepeal ärkasin ülesse. Aga 4-st edasi. Ja ma arvan, et see ei olnud voodis, ei olnud asi. Ma arvan, et see oli lihtsalt ka mingi ärevus või mingi asi oli sees. Nüüd me siis hakkame süüa tegema. Hommikusöök. Kui see Kristin ükskord välja saab. Võib-olla ei saagi. Võib-olla ei saagi. Võib-olla teeme hommikusupsu ka. Kes seda teeb? Ringi liikumisest, kuhu me lähme. No lõunaks või sükseks pärast lõunaseks ajaks meil on siht Vihulasse minna. Vihula mõisa seal see uus spordikeskus ära külastada. See on spa-kompleks. Spa-kompleks ära külastada. Aga enne seda mõtlesime korra, kas lähme siin ujuma või ei lähe siin ujuma. Aga siis ma ütlesin, et lähme edasi. Et sõidame need neemed siin läbi, mis siin ümberringi on. Pigem räägime sellest, et mis külaline meil eile käis. Me ei oskame leida neid. Kõigepealt oli mingi tümakas, ma juba mõtlesin, et no nii. Jälle üks öö raisus. See üks öö, kus me magame bussis, see on raisus. Tümakas tuli küll, tümakas tuli meile otse kõrvale. Tuli külamees oma autoga. Mastaga. No ta ise ei varjanud seda, et ta natukene on. Ja ta ütles, et tema läheb ujuma, et no võrris. Aga et tema ennem suitsust, ta rääkis oma elupahedest. Meie ukse all koos suitsuga. Tobiga siis. Ta rääkis elupahedest ja kuidas me oleme nagu lillelapsed ja et meil ei ole üldse pahesid ja et mis teie pahed on ja no ühesõnaga sellised elulised jutud käisid tal. Ja siis ta lõpuks ütles, et okei, et ta käib ujumas ära, et ta võib-olla mingi minut 30 ja pinge kinni seal vee all ja siis tuleb välja. Õnneks ta välja ka tuli ikka. Õnneks tuli välja, jah. No siis ta rääkis jälle edasi. Ka tema ütles, et meil buss on nagu mendibuss. Aga see on hea, et kui sa oled joonud ja siis sõidad mendibussi kõrvale. Rääkis, et kuidas teisel pool on ikka palju parem. Mina tükk aega saanud aru, kõik rääkisid siin rannas ka osad karjusid, et seal teisel pool oli soojem. Ma ei saanud ikka aru, millest juttu ja siis mul tuli Kristin tuletas meelde, et me oleme poolsaare peal. Ehk siis teisel pool kallast, teisel pool saart, poolsaart pidavad siis parem olema. Vot siuksed seiklused olid, et ka väikesel tripil saab väga palju elamusi. Ja see oli alles esimene pool päev, mis meid täna ees ootab, ei tea. Täna tegelikult ootab Siidri ja Veini festival meid ees. Õhtul lähme festivalile, mis hakkab 5:30. Õhtul päevapileti ostad selle jaoks, et pool päeva olla seal. See ei ole isegi pool päeva. No õhtul. Sa lähed nagu õhtul mingile kontsertile. Aga samas Taagö, Girly Strings, Trad Attack. Väga head kontserdid võivad olla. Nüüd pakime kokku ja lähme edasi. Me oleme jõudnud randa. Tuleme, naudime, vaatame natukene vett ja siis lähme jälle edasi. No 20 minutit saime oldud, aga siin oli väga külm vesi. Või no mitte nüüd
väga-väga külm, aga no väga külm. Ilus koht, külm vesi. Nii, ma andan sulle viinistus. Mina sain aru, et tuli mujuma, aga tuleb välja, et siin ei on tujumine, vaid siin on hoopis siin on sadam ja restoran ja kunstimuuseum. kõik ülejäänud muutunud. Leidsime siukse soovide peenra. Ja siin on üks väike silt, rohkem ma soove ei näe. Ei, siin on andestamine, hoolivus, abivalmidus. Ja elurõõm. Siin on kindlasti veel midagi. Ei, kõik. Need 3 soovi ongi. Seal on siis kohvik, siin on restoran. Ütlen ausalt, ei anna väga hotelli vaide. Mis asi see, oh jumal on? Oh jumal, tualetid. Palun. Oi, sinna ma tahaks minna. Palun minge. Ja žadam. Seal näitab, oh jumal, sinna. Ei, ma arvan, et see on see maja. Kas see on äkki see mingi, mitte kiriku, aga nagu see, noh, mis need on need? Mitte kirik, aga nagu see Klooster. Püha koda või nagu jumala koda. Tundub nii, jah. Näete, siit natukene on näha. Oota äkki, kui me lähme teiselt poolt. See on avatud kirik. Siin on kõik nagu kinni. Jaa, sest kui sa sisse näed, sa ei vaadanud sisse. Ossa. See on kõik suure klaasi taga siin. Aga teie ei näegi sisse. Vot see oleks üks jumalateenistus, kus tahaks küll olla. Kas me saame teada, mis saar see on? See on Mohni saar. Mooni. Mohni. Mooni. Mis Mooni, Mohni? Seal oli see silt Mohni. Vaata see äkki mingi pisike paadike viib sinna. Ma algul vaatasin, et seal on praam, et vaat see suur saar, vaata. Käib praam, aga tundub, et see vist on see Eesti rikaste politseiriigi €1 000 kaater. Aga Kristiniga ennem rääkisime jah, et näed siin üleval, nagu ma aru saame, hotellitoad. Et tegelikult koht on niisugune, kus saaks täitsa teha kuurorti, mingi ilus asja saaks teha, aga paratamatult on enamasti need asjad ikka selle nutsu taga või siis sa pead lihtsalt enda õige suhkruissi leidma. Kas mina olen leidnud? Ei. Kurja. Väga üllatav oli siin selles, et niisugusest kohast saab hoopis teistsuguse maitsega kohvi. Siin olid väga ilusad toidud, taldriku pealt vaatasin. Jaa, vist. Ja kuna see on mereäärne koht, siis hästi palju on kala asju. Kahju, et ei ole lõunaaeg. No tegelikult on, aga mitte meie jaoks. Aga tuleb välja, et siin see Mohni või Monasaar tuli oma nime kunagi siis siin elanud munkadelt. Aga nemad olid siuksed pahad poisid, et nad üks hetk hakkasid mereröövliteks hoopis. Vabalt nemad hakkasid. Ja nemad hakkasid. Praegune nimi, see Mohni, tuleneb siis hoopis või on välja kujunenud hoopis sellest, et siin omal ajal rootslased panid selle, seal oli hästi palju, kuidas need on, et seal oli mingid tammed. Tammemets oli hästi ilus mets. Kas põletati maha, et neid mereröövleid piraatide peavari ära kaotada, pandi see terve saare mets siis põlema. Ja ainukene puu, mis sinna alles jäi, oli siis Mohni pärn. Ja siis ma eeldan, et selle järgi on siis ka see Mohni nimi tulnud. Väike teadusnurk teile. Nagu näha, tere tulemast, Käsmu. Me juba tegelikult käisime sulpamas. Vesi on mingi 5 korda soojem kui seal teises kohas, kus me olime. Ehk siis me nüüd peaks olema teoreetiliselt teisel pool seda. Tegelikult me oleme juba mitu neeme edasi, vist 2 neeme edasi või pool saart edasi. Aga me oleme nagu selles nii-öelda siis, mis on siis idapoolses augus või. Ja siin on vesi palju soojem, sest siin tekib niisugune auk ja vesi keeb. Aga praegu me siis kõnnime bussi poole tagasi, vahetame märjad riided seljast ära ja lähme sööma. Kristin karjub, sest tal ei ole mikrit. Siin on päris ilus restoran tundus olevat. Kell on tegelikult juba 2:30, et ma arvan, et siit edasi me juba vaikselt võtamegi Vihula poole suuna. Me oleme siin päris palju käinud ka, me oleme tegelikult iga aasta siin käinud, eelmine aasta vist jäi vahele või? Jah, me oleme käinud need kaunid kontserdid Käsmus. Vahetasime seda transpordivahendit. Jah, siin taga meil teeme süüa. Seal ees me magame, üksteise otsas, kaksi raksi. Ikka pole veel sööma jõudnud. No söökla on seal. Söökla.
ma ei tea, kui hästi sinna näha on. Seal, kus see väike paadikujutis, siis mingid majakesed üles on. Vot, kivi juures on redel. See on see, kus tavaliselt kaunid kontserdid Käsmus toimub. Prooviks jõuda sinna Kasperviku restorani ka, sest kell juba tiksub ja kõht ka juba tiksub. Natuke valav on. Aga ma ei ole nõus sellega, et sisse lähen. Seega olen väljas. Ma vaikselt juba kahetsen. Mida? Ta välja tulemist. Kuidas söök oli? Päris hea. Maja limonaad või see Kasperviku limonaad oli ka päris hea. Jaa, üldse väga hea söök oli ja me just söömas rääkisime väga sellest, et kui sul siin Käsmus on nagu endal maja või suvila, et siis on see ei ole äge koht, kuhu sa saad näiteks, kui sul keegi külla tuleb või õhtul ise tahad minna söömatama, siis tegelikult see on väga äge koht. Vaata, kus sinu kiikasid. Jaa, aga kus on Eestis kõige rohkem kiikasid? Seal 100 kiike seal, kus kohas on mingi küla, kes võitis selle. Sa vaatasid Terevisiooni? Vaatasin Terevisiooni, jah. Aga nüüd on aeg minna ikkagist bussi tagasi. Me räigelt küpsusime seal söömas. Seal õhk ei liikunud. See oli ainuke miinus. Siis me ka hädladame. Ei hädalda. Ei hädalda. Lihtsalt söömas oli palab. Aga nüüd Vihula poole tuld, ma arvan, mingi kaarega. Vaatame. Oleme vahepeal jõudnud Võsule, et tegelikult Vihulasse saab ka otsemini, aga me mõtlesime, et me tuleme just Võsult läbi. Suur möll oli juba möödas. Jaa, suurem möll oli möödas, võib-olla natukene näeb ka kaamera pealt, aga me kumbki pole otseselt väga palju nagu Võsul käinud või ma ei ole üldse käinud. Meie jaoks on see väga sarnane nagu selle Leeduga, Palangale ja kõik need Klaipeded ja need väga samasugune vibe oli ja väga kitsas on. Aga väga äge. Võsu on väga äge koht. Ma ei teadnud küll, et meil põhjas kuskil piir on. No kui see Soomest. Aga täitsa võimalik, et siis on Soomega meil ka piiripunkt. Vaatan valesse auku. Juhtus nii, et GoPro aku sai tühjaks. Aga me oleme siin nüüd testinud erinevaid siidreid ja veine juba. Ma ei tea, kas te kuulete, loodetavasti kuulete. Ja siin peab hindama neid. Ja pärast siis esitud ära nüüd kella 9-ks. Me avastasime 8:30, et on vaja kella 9-ks pabe ära viia. Meil oli veel 4 asja proovimata, seega läks vähe tempokaks see asi. Meil on endiselt veel 3 asja proovimata. Ja täna veel esinevad, just lõpetas Taage ja oli veel Girly Strings tulemas nüüd, juba sätivad seal, ei säti ka. Ja õhtu lõpetab siis Trad Attack. Ehk siis tänane õhtu on meil Rakveres ja siis homme lõpetame selle väikse Ida-Eesti tripi. See on väga Ida-Eesti isegi, siuke Rakvere lähedase tripi ja lähme koju tagasi. Et eks me siis räägime täpsemalt. Su rõõm veel meenutab mulle, kord ma kilkasin nagu sa. Tule tuppa, taevas seab riidu, aitab küll nüüd mängimisest. Silme ette kerkib mu ema, kelle keeld. Nüüd ma mõtlen seda, mis järgi käib. Su söök on juba põhimõtteliselt otsas, aga sa kauas ootasid su sööki? 40 minutit. Palju öeldi? 15–30. Ja mida sa ootasid? Tempura krevette ja friikartuleid. Seda on seal järgi. Krevetid juba said otsa. Ühesõnaga tempura kreveti tellis, jah. Ei ole väga vist keeruline värk, aga läks 40 minutit või rohkem. Järjekord oli väga pikk. Aga söök on käes, oleme rõõmsad. Aga meil hakkab nüüd
räädet äkki varsti pihta. Kes on siis selle show või selle festivali viimase päeva viimane esineja, seega tule pinge. Hai! Nii, tere hommikust. Tere pühapäeva hommikust. Kuhu minek? Koju minek. Nii lihtne on. Ei ole veel ju. Okei, ei ole. Nalja teed siis. Nagu ikka, me ei pane mööda Peterburi maanteed vist tunni aega koju ära, vaid teeme asja natuke huvitavamaks ja teeme väikse jõnksu siis siia allapoole seekord, et me lähme siis läbi Kadrina Tapale, Tapalt edasi Aegviitu ja Aegviidust siis sinna kuskile Kuusalu kanti saab siis sinna maantee peale tagasi. Äkki saab Nelijärvele või kuhugi minna ujuma korra ja vaatame üldse, et mis siin tee peal äkki midagi tundub ägedamalt, et ei ole lihtsalt tuimad 110-ga kogu aeg sõita, vabandust, 100-ga, ei, 90-ga. On toimunud uued muutused. Muutuslikud. Nagu näha, mina enam ei sõida. Küsisin ta käest, kas ta tahab. Ta vastas, no ma võin. I will stand by you forever. Vaatavasti copyrighti ei saa, aga me saime väikse Iglesiase fangirli peale praegu. Nii ei tohi. Tohib küll. Käisin Liisaga 2 kontserdil. Ossa, siuke fangirl. Tõsine fänn olid sa siis ju. Muidugi. Sain tasuta kontsertpiletit. Iglesias ise andis. Jah, isiklikult. Leidsid nüüd ilusas. Tundub maru madal surpsu tegemiseks. Lööb pepu ära, kui paned peakat. Me siis Mustatäku talli juures Jänedal. Nublu ja värki. Ja noh, näete, see on puhas influencerite elu seal. Vaatame. Poos on sees. Lähenemas on metsik jalgrattur. Vaatame, kas kollab üks. Paneb tähele seda. Ai! Rikuti ära. Sinna meie karjäär läks praegu. Oota, veel tuleb rattaid. Muidu jääme alla, tõmba kõrvale. Ma panen suunatule ka. Tõmba kõrvale. Mul komfort Sul suunatuled. sahiseb nüüd, oota. Mul komfort suunatuled. Mul see ma sättisin. Ma siis teen nalja 3. korda. Mul komfort suunatuled. Millised need on? Halloo. Ma ei saa aru. Kas sa mu teist channelit üldse ei vaata või? Motokurka keegi ei tea. Ma saan aru, mis see muidu see on, aga kuidas see sul on? Raske on see koomiku elu, ma ütlen. Tead, millest selle nimetus on või? Sa oled sitt koomik. Selge. Käisime söömas. Nüüd on kõht nii täis, et ma ei jaksa kõndida, aga ma pean sammu pidama selle pikajalgsega. Vaata nagu kruiisilaevad, mida rohkem rahvast, nad ikka püsivad pinnal, vaata. Kui ma nüüd ennast olen täis söönud ja ujuma lähen, kas ma püsin ka pinnal või vajun põhja? Seal rõngas on ümber, päästerõngas. Kas ma sõin just enda rõnga ümber või? Jah. Super. Joomine vist ei aita, vaata, täis pudel läheb põhja. Aga tühi pudel ei lähe. See on väga vastuoluline teema. No see on see, mis lõhnab. See valge. See on mingi põõsas ju. No see suur seal, sa vaatasid mööda praegu. Ma vaatasin seda. See on roosa. See vist on üldse roosa, jah? See on natuke suurem põõsas. Ma kardan eksida, äkki see on jasmiin. Siis soovitan sul GPS sisse panna, kui sa kardad eksida. Tule siia, sa pead tulema siia. No usuta. Kakais. Lillelapsed. Mul on üks lillelaps siin. Nii, kuidas sulps oli? Päris mõnus. Ainult parmud olid. Põhja ei läinud, jah. Aga kui sa ennast täis sööd, siis saad parmu materjal. Ühesõnaga, meie reisitripp. Võta kokku. Välja! Ehk siis lõpuks on pandud Waze'ist sisse Kodu. Kuidas oli? Kuidas sulle meeldis? Hästi. Aga selle teise oleks võinud ka, või nagu, ma ei saa öelda, et oleks võinud autos olla, sellepärast, et siis me oleks nagu maganud mingi kortermaja parklas, aga et kui ma esimene öö mõtlesin, mis kõik võib juhtuda, siis äkki teine öö ma oleks rahulikumalt maganud. Aga neid öid tuleb, ma loodan, veel palju. Enne kui Taani sõidab. Enne kui Taani lähme, nüüd sa spoilisid ära, et me sõidame Taani. Buss toimetas nii, nagu me lootsime. Enamjaolt. Paar viperu. No, kas nüüd just viperust? No näiteks, et kraan ajas läbi. No see oli üks viperus. Veeleke. Ma kartsin hullemat esimese reisi kohta. Tutvusime joodikuga.
roolijoodikuga. Nägime siidri- ja veinifestivalil, maitsesime õigemini erinevaid väga huvitavaid veine. Ma ei teagi, kuhu me järgmisena läheme. Me tahtsime Hiiumaale veel minna millelgi. Oli tore. Aitäh, et reisisid minuga. Jälle jättis rippuma. Pange like. Pange subscribe. Kommenteerige, kuhu te tahaksite minna. Siis me võib-olla lähme. Kuhu te tahaksite minna? Ja siis meie lähme sinna. Et ei peagi ise üldse minema. Aga hakkad üldse vaeva nägema. Te võite mingi viieka ka visata meile selle eest, et me lähme sinna. Olge mõnusad ja järgmise korrani.